Kristiine linnaosal on täna kahtlemata rõõmus päev, sest algab Tallinna Kristiine lasteaia uue hoone ehitamine. Tegelikult kõigepealt vana lammutatakse, seejärel algab ehitamine. Ja Kristiine linnaosas on meil pikaajalisem plaan, kuidas korrastada lasteaia koolihooned ja huviharidus. Algas see kõik tegelikult Tallinna Tondi kooli uue hoone ehitamisega. Eelmisel aastal valmis Tallinna Vindi lasteaia uus hoone ja täna oleme Tallinna Kristiine lasteaia territooriumil. Minu arvamus on selline, et ei ole mõtet seda vana nõukogudeaegset juba amortiseerunud hoonet püüda parendada. Parem on teha uus projekt ja püstitada parimad, kõige moodsamad tingimused. Uus projekt pakub mitmeid paremaid tingimusi võrreldes tavapärasega ja vast kõige olulisem on see, et selle hoone puhul kasutatakse puitu, seal saab olema suur saal, lasterühmadel eraldi sissepääsud ja tegemist on väga hea ventilatsiooni ja energiasäästliku hoonega. Tallinna Kristiine lasteaed tähistab sel aastal 60. juubelit ja minu meelest ei ole paremat kingitust kui uus hoone, nii et see ehitus on kahtlemata sümboolse tähtsusega. Uues majas on oluliselt paranenud praktiliselt kõik tingimused lastele. Hooned, ruumid arvestavad laste vajadustega, kaasaegse keskkonnaga, arvestatus on kõikvõimalike hoone energiatõhususnõuetega, et hoone oleks võimalikult säästlik ja kestlik. Ja samuti on väga suur osa hoone väliruumil, et väliruum on üks osa õppeprotsessist ja sellele on siin projektis väga suurt rõhku pandud. Siseruume tuleb ruutmeetrit juurde, lasteaias tekivad eraldi ruumid erinevate tegevusteks, abitegevusteks, toetavateks tegevusteks, huvihariduseks ja väga toredad saaliruumid samuti, kus on siis võimalik suuremate pidude korral kasutada ühte suurt ruumi, aga kui pidu ei ole, siis on võimalik ruumi siis jagada erinevateks õppe. Näiteks võimlemine ja laulmine saavad toimuda samaaegselt. Meeleolud on meil head, sellepärast et me oleme oodanud seda juba hästi pikalt ja kurvad me ei ole. Ei saa öelda, et ühtegi pisarat ei poetanud, seda oli, aga töötajatel oli kurb lahkuda, sest maja oli ikka väga koduseks muutunud. Aga mina olen seda protsessi juba nii pikalt läbi käinud, et pigem ma ootan seda rõõmu selle protsessi käigus ja seda, mis tulemus meil nagu tagasi tuleb. Projekt, mis siia on planeeritud, see on minu arust väga hea projekt. See annab hästi palju võimalusi lastele, töötajatele, ka kaasata kogukonda ja me oleme algusest peale selle projektiga kaasa saanud rääkida. Meie soov on arvestatud väga lihtsad asjad võib-olla, mis projekteerijal tunduvadki, et see on väga okei ja siis oma praktikast oleme saanud näha, et päris elus võib-olla need asjad ei toimi, et jah, suured tänud projekteerijatele, et nad on alati meid kuulda võtnud, et me ka Haridusametiga oleme saanud mingeid asju läbi rääkida, väikseid muudatusi sisse tuua, et see on meie jaoks väga oluline.